Vapruse peatreeneri ka siia kõrvale. Jõudu. Pärast sihukest tulist mängu olete endiselt veel sõbrad oma vahel, ma näen. No tervist kõigepealt, muidugi sõbrad, et Veiko siin veel kiitis ja andis suhkrut nii-öelda natukene, et tegelikult ju miks me nagu omavahel peaks siin mitte sõbrad olema, vaid ülitsema, et väljakul väga võimas, ma arvan, võitlus, nagu ta ütles juba, väga põnev mäng, väga palju erinevaid emotsioone. Aga jah, see jääb lõpuks ikkagi kõik jalkaväljakule, et sellest tuleb lõpuks üle olla ja me kõik ju teeme ja naudime seda ühte asja. Lõpuks tõenäoliselt pead punktiga rahule jääma, arvestades, et nõnda hilja tuli ja jäiti ka 2 korda kaotusseisu. Jah, ega sa valesti midagi öelnud, et kui mängu muidugi vaadata, siis võiks ju lahterdada ta nii-öelda 2 osasse, et kuni Saarts vigastada sai ja hilisem, eks ju. Et ma arvan, et sinnamaani me ikkagi võib-olla siis, ma ei saa öelda, et me kontrollisime mängu võib-olla nii palju paremini, aga me olime väga hästi mängus sees, sest võib-olla hoidsime palli rohkem, domineerisime, aga nagu Elva ongi, nagu Veiko siin ütles ka, et äärtest olid head täna, et nad ongi sellest tugevad ja nagu see väravgi, et me võisime ju mängus palli hoida, domineerida, aga kui nad sealt meile vastu löövad, siis ütleme, on nende kontrolli all see asi. Aga peale Saartsi seda vigastust natukene pidime formatsiooni muutma, ei läinud enam päris nii hästi, et eks jällegi märk sellest, et tuleb rohkem tööd teha, aga selle kallal. Rääkisid Saartsi vigastusest, muutis tõesti mängu päris palju. Kuidas esmapilgul tundub see vigastus? Kas on tõsine või vähe kergemalt sai seekord? Noh, esiteks ma ei ole selle kohta veel infot saanud, ma mängule ajal ei tegelenud sellega. Omal jalal ta läks ära, natukene kaua istus, võib-olla see on halb märk, aga Saarts on selline tihke mees, et ega ta niisama alla ei anna. Ma usun, et ta on varsti tagasi. Pean küsima ka, et mis tänasest ülepartiist lõpuks arvad, et 2 punast kaarti ja ütleme täie raha eest nalja siin mõlema võistkonna poolt. On sul midagi öelda selle kohta ka? No jah, kui sa küsid, eks ma ikka võin ju öelda, et ega ma hästi ei arva. Ma arvan, et üsna kehv vile, mäng läks ikkagi päris tuliseks ja käest ära. Nende kolla või punast ma jällegi ei näinud, ma kuulsin, mis sa rääkisid Veikole. Meie punast ma ei näinud, et ta oleks seal apelleerinud pendli peale või midagi, sest ma ei näinud seda kaugelt olukorda. Aga minu arust pani vastane väga hästi keha vahele, pendlit sealt ei ole probleemi, aga ma arvan, et kolla on natuke palju. Muidugi, kui nüüd natukene võtta Eesti seda jalgpalliaasta algust laiemalt, kui vaadata ka seda Narva mängu seal, siis ühised jooned kuidagi, et väga palju, kas see on siis uus nii-öelda suund kohtunikele antud, et nii tuleb teha või ma ei oska öelda veel, aga meie ei ole veel sellega harjunud jah, et selline see partii täna oli. Okei, ja lõputuseks vähe üldisem küsimus sulle ka, et asjad, mida hooaja vahel treenisite, nägid neid täna väljakul ka nüüd esimeses nii-öelda ametlikus mängus? Esimene mäng on kindlasti rabe, mis oli muidugi isegi võib-olla natukene üllatav, oli see tempo algusest peale. Et okei, mõlemad võistkonnad mängisid ka lihtsalt, lihtne mäng tähendab kiiresti palli ette, see tõstabki tempot, aga mõlemad võistkonnad jõudsid sellega kaasas käia ja selle võrra oli nagu huvitav mäng. Muidugi tuleb natukene liikuvamaks saada, ehk siis me olime võib-olla liiga ühekülgne see rünnak. Samas tekkisid ka esimesel poolel võimalused, aga jah, ütleme siis mingid teatud asjad olid paigas, aga need on ka eelmisest aastast juba tulnud kaasa, nii et teeme ühte ja sama asja põhimõtteliselt, et arendame ennast. Elvaga eelmisel aastal oli ka päris raske, sellel aastal tundub, et läheb samamoodi edasi. No jah. Eelmine aasta siin alguses ka saime 3-2 kohe tala, oli väga raske. Ega Elva vastu ongi meil väga raske mängida. Et kui võtta natukene seda, et meil on võistkond nagu ikkagi päris noor ja Elva on natuke siuke mehisem, et see võitlus ja jooks ja siukene tempo tagaajamine, see on neil paremini natukene paigas kui meil. Et eks me mehistume, teeme trenni ja eelmine aasta läksime siit kaotusega ära, see aasta viigiga juba. Palju õnne! Aitäh sulle igal juhul, super mäng, super hooaja algus!